on kolmapäeva hommik ja mul on öelda teile ainult üht. Kui te kunagi mõtlete, kas on hea mõte lõigata endale tukk, see vastus on ei ja veel kord ei. Muidugi juhul, kui te tahate juuksed lahti välja näha, nagu see, mis selle tüübi nimi on, Chuck Norris, siis jaa, siis kindlalt jaa. Sest et see on see elu, mida ma elan. Ma ei tea, kas see on normaalne. Miks ma seda tegin? Miks kõik ütlesid mulle ei? Kõik ütlesid mulle ei. Minul on tänaseks päevaks täpselt 3 ülesannet. Ülesanne number 1. Koristada ära laste need kummutid. Ülesanne number 2. Leida oma ID-kaart, nagu mu ID-kaart on super ammu kadunud. Või noh, ma eile avastasin, et see on kadunud, nii ma tegelikult ei tea, kaua see on kadunud olnud. Ja 3. oli ka... Katsu. Katsu ka. No. Tule siia teise käe peale. Tule siia. Mis teete, Mari? Jaa. Segan kokku. Segan kokku või? Jah. Okay. Karta tegi meile mannaputru. Ja see on koos moosiga. See on koos moosiga ja enne kui te ütlete mulle moosiga ja, et sellel ei ole mingit toiteväärtust ja lapsed ei peaks seda sööma, siis teie infoks, nad sõid hommikusöögiks juba šokolaadi. Teeme väike. Aga teeme võit. Toit šokolaadil on siis või? Ma ei tea, aga no see on veel hullem. Ühesõnaga, ma just rääkisin Kardole, Kuu peale, see on kuu muidu. Vaadake, ma tegin, kes on mu TikToki näinud, siis ma tegin selle TikToki, et väiksed lapsed, kes tantsivad selle Cannibali tantsu järgi. Ja siis ma vaatasin, et keegi tüdruk oli kirjutanud sinna kommentaari ja mis sinu asi on, midagi siukest. Ja siis ma vaatasin ta kontot ja holy shit, ta oli ka teinud selle tantsu. Aga nagu the worst of worst, et ta tantsis seda seksikat Cannibali tantsu oma freaking nari ees. Sa oled nii väike tüdruk, et sa magad veel naris ja siis sa tantsid, et kuidas sa kellegi šlongi imed hiljem või? Aitäh! Pane endale ka suhu. Pane endale ka suhu. Marta on valesti aru saanud sellest mõistest, et keegi peab kedagi toitma. Aitäh! Njam! Oja! Look at go, baby. Ülgasin kõik lapsed ja Kardo alla. Tulin ise laste tuppa tööd tegema, ma tahan blogipostitust kirjutada. Teemal, kuidas ma peaaegu kõik oma sissetulekut kaotasin. Maagiline. Also ütlesin, nagu ma enne ütlesin, siis mul on üks paki automaadis ja sain ka kirja, et mul on postkontoris pakk. Ja ma helistasin postkontorisse, et küsida, kas oleks võimalik saata see kulleriga koju. Ja mulle öeldi, et kõigepealt et see maksab 5 euri, it's fine. Ja siis nad vaatasid seda mingi paki saadetise koodi, olid mingi, by the way, see on tähitud kiri ja seda me ei saa kulleriga saata, sest et praegu ei tohi allkirju anda ja see ei ole tervislik ja ohutu. Nii et te peate postkontorisse minema. See on tervislik ja ohutu või? What nagu... Also ta ütles, et kui ma kiiresti lähen, siis saadetakse tagasi, nii et... Ma ei taha minna mingi järvekeskusesse
Marta, kas sa sööd kriiti või? Ma ütlesin sulle, ära tee seda. Ma käis just kuller. Ma ei tea, miks ma niimoodi diivani peale kägarasse tõmbasin, et seda teile näidata. Aga ma ütlen, et ma tõesti hindan neid tänapäeva PR-pakke. Need on muutunud ajaga, ma ütlen, sest et maskid ja desinfitseeriv keel. See on uus reaalsus, mida influencerid saavad, aga for real, super thankful, sest meil ei olnud ühtegi maski. Mis teed nende? Kas sa tahad kiikuda? Tahad kiikuda? Tagasihoidlik Woldi tellimus või no, vabandust, mitte Woldi tellimus, vaid Snoob restoran. Ma ostsin sealt restoran Weegi ajal ostsin need, mis iganes, kohad on ju. Ja ma käin Snoobis kogu aeg, see on mulle kodule ülilähedal, näiteks see 8 jalg on üks mu lemmikroogadest maailmas. Ja ma kirjutasin neile täna, et kas oleks võimalik seda sama toitu saada nagu koju, mis me pidime muidu seal sööma. Ja nad ütlesid, jaa, muidugi. Eks nad võib-olla teavad ka mind, sest ma tõesti kulutan väga palju oma sissetulekutest seal. Ühesõnaga, nad ütlesid, et nad hakkavad serveerima ka sushit alates reedest. Ja et äkki ma tahaks maitsta, et nad praegu katsetavad. Ma olin mingi helli ja tahan. Ja nüüd ma olen saanud kõik need road, sushit ja pudeli veini. Oh, I'm gonna get so drunk today. Okei, nali. Aga võib-olla samas maybe. Oleneb, kuidas lapsed magama jäävad, aga wow. Kordo, tead, kes mulle kirjutas või? See on väga raske sulle vastata. Eerik Korgu. Samas väga lihtne vastata. Sa räägid nagu me räägiks iga päev. No ikka, Eerik jääb silma peal meil nagu ambaildjast. Ja, aga point on selles, et Eerik ütles, et ta teab, et me ei jälgi kõva. Kui ma nüüd natuke alla poole panen, siis see, mis külje peal istab su crop top paljastab kõik. Ma arvan, et ei pea geenius olema. Kuigi mulle tundub, et mulle... Võib-olla ma jälgin ta kavat topelt lihtsalt. Mulle tundub, et mulle läheb ikka paremini kui sul. Aga ühesõnaga me peaksime tagasi minema ta kavaradadele. Eriti sina, no offense, aga... Peenike ma olen. Kardo, sa ei ole peenike. Ma ei taha sind fat shame'ida, aga ma olen lähedal. Fat shame'id ja teed videot sellest. Lähedal ma olen, mis tegema hakkad siis mingi kõrdi, ma ei tea, mingi kõrdi peki noaga taga ajama mind. Võtad selle no. Nagu seal kuskil Kreisi raadios oli, et võtad tennisreketi ja hakkad vastu mu pekki lööma, et peki kuubikuid teha. No ära naera, aga see on mu järgmine samm. Nii et... Praeme neid õlis. Pekki praeme õlis. Ja teeme ossi krõpsu. Okei, ühesõnaga me peaksime hakkama päriselt seda kava jälgima, sest et vaata ennast ja no offense. Ma ei vaadanud ennast.
no väga tore, aga mina pean ennast ka vaatama ja ma, nagu sa oled tähele pannud iga õhtu, niimoodi nosin neid koroonavarusid siin, et paha hakkab lihtsalt. aga nosin, aga siis, kui sina juba magad. Ostit kukkus. oota, ta tahab saabast jalgadada. tahad saabast? anna oma jalg siis, nii. okei, sõin sisse. ühesõnaga, kas sa oled nõus, kas sa hakkad minuga koos? alati mina pean muidu üksi mõtlema sellele, teeme koos. teeme tandem Eeriko Orgu kava või? Tandemit teeme jah no.? teeme gruppi. ei, grupis peaks olema rohkem inimesi. teeme ikkagi paari. okei, teeme paari. ma annan sulle kohe tühja paberi. meie toidutellimus. eriti hea on see, et ma tellisin neid baosid, ma ei oska neid ise teha ja ma tahaks neid süüa, aga nüüd ma saan aru, et mul on selle jaoks vaja seda aurutamistunni või mikrouuni ja mul pole kumbagi, nii et ma ei tea täpselt, mida teha nüüd. siin on herneid, mu lemmikud karbikesed või need, mis nad on, merepekk, nagu Kardo ütleb, väga palju marju ja ülejäänud asjad, et hakata lõpuks fit life'iks. kui sa sured, siis sinuga juhtub nii. ja Lottet ei huvita üldse. ma surnud. Because what you taught us was listen to. mäletate, kui ma ütlesin Kardole, et ma ei jõua ära oodata, millal ma selle köögi jälle sassi jään. see võttis mul ühe päeva. ja siis ma mõtlesin, et ma teen õhtusöögiks suppi. aga see tuli selline. ja ma tellisin Woldiga hoopis süüa. ups. ja ma sain Tuduluust oma paki kätte. lastele kriidid ja siis siuksed traksidega sukkapüksid, ma kohe proovin neid Martale jalga. äkki on super cute'id. no tere hommikust. täna on reede. ja eile ma eriti ei filminud, sest et teinud väga palju või noh, me otsustasime Kardoga, et me hakkame urgutama ja tellisin toiduasjad ära ja passisin ja õhtul tegin Facebookis live naisteka, kus ma jõin 2 pokaali veini, väsisin super ära ja jäin magama. nii et selline on minu glamuurne elu. kell on praegu, ma arvan, veidi 7 läbi, ma täpselt kella ei tea. ja lapsed on muidugi mingi pool tundi üleval juba või rohkem, kes seda mäletab. ja mis muud, kui tuleb alustada päeva, karantiini orgutamine peab hakkama lõpuks ometi pihta. nii et eks ma siis alustan sellega. ma ei mäleta, mis täna hommikusöögiks pidi olema, aga ma vaatan kohe järele. ja võib-olla mul ei ole üldse isu selle peale, mis hommikusöögiks täna on, ja ma pean võib-olla natuke kauem lappama. kas teile tundub, et mu silmaalused on vähem sinised? ma olen mingi mitu nädalat kasutanud sellist asja nagu eye contour cream. ja see peaks, okei. siin valgus on mu silmaalused väga sinised, aga enne need olid veel sinisemad.
vot, nii et hakkame siis hommikust sööma. No nii, sõbrakesed, kell on praegu juba, ma ei tea, kui palju. Kell on juba 2 ja minu plaan hakata süüa tegema mitu tundi tagasi, see oli mingi 100. Läks vett vedama, sest et mul meenus päris mitmeid postitusi, mida ma pean täna ära tegema, mis olid piltide taga ja mul ei olnud pilte lihtsalt. Ja ma ei saa neid teha ilma piltideta. Nii, ja siis mul oli vaja, et keegi need pildid teeks. Kardo on täiesti tarbetu, ta ei ole suuteline pilti tegema, tal on palju muid häid omadusi, aga see ei ole üks nendest kahjuks. Nii et ma õnneks leidsin siit Nõmmelt ühe fotograafi, kes elab siin samas, Birgit Visuals, täiesti lambisse kargas mulle Facebooki ette, et ta teeb Nõmmel täna mingi soodushinnaga kontaktivaba pildistamist. Ja kuigi mu sõbranna oli nagu, mis asi on kontaktivaba pildistamine, kui tihti fotograafid siin näpivad. Mina näpin jumala tihti neid inimesi, keda ma pildistan nagu Naki stuudios, aga nagu ikka mingi sätid juukseid, lähed mingi sätid midagi paika, et nagu näppimist tegelikult võib toimuda päris palju, just saying. Nii et, aga me ei näppinud, me võtsime vahemaad, tegime mu pildid ära, kõik on fine, ma peaksin varsti kätte saama. Aga kuna ma pidin ennast ju valmis panema, siis nagu te eelmises klipis nägite, ma nägin välja nagu viimane tont, siis ma panin ennast valmis, pesime lapsi mingil põhjusel 20 korda ja siis ma käisin pildistamas ja peale pildistamist mul oli videokõne Eesti populaarsemate influencerite ja Politsei- ja Piirivalveametiga, kus paluti meie abi koostööks, et edastada Eesti riigis tähtsat message'it. Nii et eks me hakkame siis teile tähtsaid message'id edastama varsti, mis on tore, aga näed, see võttis ka jälle aega, nii et kell on 2 ja ma ei ole ikka veel hommikust söönud, küll aga olen ma joonud ära terve pudeli Coke Zero'd. Sorry. Aga ma hakkan siis nüüd süüa tegema ja tänaseks on meil tegelikult veel siuke plaan, et me teeme täna õhtul lastega filmi õhtu, teeme popcorni ja värki. Ja ma pean nüüd ruttu mõtlema, et kas ma teen siis süüa või ma teen tööd. Vaatame, kumb võidab. Me lubasime Maril, et ta saab rattaga sõita ja saab kõik sõita. Ei saa. Noh. Sõida nagu tuul, Mari. Oh my god, so. Ai, kun nunnud. They see me rolling. They hating. Käisime lastega õues, ma tegin tööd vahepeal, siis läksime õue. Literaali, mis toimub? Ma olen vist tõesti liiga kaua juba karantiinis olnud, sest et ma läksin nii närvi praegu. Ma läksin nii närvi, et ma ei taha just autost tuppu minna, ma istun autos. Nagu reaalselt, kui koroona hakkab lapsi võtma, siis minu omad lähevad esimesena. Mari lakub oma käsi. Lihtsalt lakub oma käsi ja hõõrub oma nägu. Nagu mul ei mahu pähe ja ma läksin nii kettasse. Ma saan aru, et ta ei saa aru, mis asi on koroonaviirus või midagi siukest, aga nagu see läheb nii pingesse. Mulle ei meeldi õues olla. Mulle ei meeldi, et ma ei saa aru, mida nad katsuvad ja mida nad näpivad. Mulle ei meeldi. Ma ei taha, ma ei too neid enam välja. Okei, mu eelmisest videost on, ma ei tea, mitu tundi möödas. Ma olen siiamaani konkreetselt närvivapustuse äärel või nagu, sorry, mu pesumasin ja kuivati töötavad mõlemad, aga pohkur, ma ei viitsi majale minna, ma teen süüa praegu. Nagu ma tunnen, et ma olen
nii nagu kehvasti käitunud praegu konkreetselt kui ma nägin seda, kuidas Mari lakub oma käsi ja hõõrub oma nägu. Mul oli siuke tunne, et ma ei tea, mida ma teen, ma lihtsalt karjusin täiesti kõristatud väikse lapse peale. Sellepärast, et ma kardan, ma ei tea, mis seal väljas on, see on nii haige, mis praegu toimub. See on nii haige lihtsalt, et mida aeg edasi, seda minu meelest hirmsamaks see läheb. No näiteks täna, no ma ütlesin vaata, et see piirivalve ja politseiamet palus influenceridel rääkida nagu selle nakkusohust ja et kui oluline on mitte käia kellelgi külas ja mitte käia, need inimestel on mulje, et nagu õues ei nakka ja siis nad käivad massiliselt kuskil skateparkides ja mänguväljakutel ja neid õuespordi asjadel, aga nad ei saa aru, et nakkus levib seal ka, see jääb seal ka pindadele. Kui sa viid oma lapse mänguväljakule, kas sa puhastad enne sealt neid pindasid? No kui jaa, siis väga hea, aga enamus ju mitte. Ma ei julgenud täna oma lapsi mänguväljakule üldse, ega ma ei vii. Reaalselt mul on hirm praegu nii suur, ma viigi neid kuskil välja. Ma ei taha mingi hirmu külvata. Ma ise lihtsalt kardan ja ma ei saa midagi teha sinna, sest et teadmatus hirmutab mind väga ja mind hirmutavad uudised, mida ma loen ja ma ei räägi siin mingisugustest fake news, kliki, meedia asjadest, ma räägin reaalsetest asjadest, mis toimub välismaal, näiteks Hispaanias 20 000 haigestunud, hotellides tehakse haiglaid, mulle kirjutas üks lugeja täna, et ta elab Hispaanias ja hotellides tehakse haiglaid, inimesed nakatuvad siia-sinna, arstid nakatuvad, et nagu, ja see ei ole ju ainult Itaalia või Hispaanias, see toimus ka ju Itaalias, see toimus Hispaanias, Hiinas, see toimub igal pool ja siis mind ajabki nii kettasse, et Eestis on ikka veel need, kes on mingi, see on väike krips, ei tee midagi. Täna just tuli uudis, ma panin selle vist juba kinni, tuli uudis, et koroona on ka väikelastele väga nakkav. Nagu teadsid juba enne, et see on nakkav, aga et see on kohtlik. Sorry, mu telefon lihtsalt zoomib in and out, ma ei tea miks, aga ma olen lihtsalt nii nagu, ma olen nii snappimise järel ja ma lihtsalt kardan ja ma mõtlen, et kuidas inimesed saavad nii kindlad olla, et siin midagi sihukest ei juhtu, kui see toimub igal pool üle maailma, mis poolest meie siis nii erilised oleme, et see siia ei tule. Mõni nädal tagasi veel ei räägitud kuskil, et Hispaanias või Itaalias nii hull seis oleks, aga see juhtub kiiresti ja järsku. Seda enam, kui inimesed ei pea seda mitte millekski, tuiavad, käivad külas inimestel. Ma näen Instagrami storydes, inimesed on külas teineteisel ja mul tekib küsimus, kas oled debiilik? Püsi kodus, pese oma käsi, ära näpi mingeid asju väljaspool, ära kutsu endale külalisi, ära käi külas. Sa võid käia väljas jalutamas. Lihtsalt täielik mingi maailma lõputunne on peal. Käisin enne, kui me lastega väljas käisime, mul oli vaja Rimist popcorni, siis ma lubasin täna lastele teha selle filmiõhtu, mul ei olnud popcorni. Ja ma jätsin lapsed kardaga õue, sest et ma ei vii oma lapsi sinna rõvedesse nakkuspessa, ma nägin, pood oli väiksed lapsi täis, on ju. Ja võtsin sealt oma popcorni ja jooksin ruttu välja ja samal ajal kõlaritest tuleb, palun hoidke meetrist vahet, nagu maailma lõpp oleks käes, ma kardan. Vabandust. Mille eest see vabandust palud? Midagi võib püüda. Jah. Aga kas sa saad aru, miks ei tohi käsi lakkuda? Ei. Ei saa aru või? Ei tohi. Ei tohi, aga ma räägin sulle. Kui sa lakud käsi, siis vaata käte peal tulevad bakterid. Mäletad, me tegime seda testi selle pipraga. Õues on bakterid igal pool, sa pead seebiga käsi pesema, siis sa tohid suhu panna, kui sa vaja. Kas sa teed juba popcorna? Ei, Mari, ma teen õhtusööki, aga okei, lepime ära siis. Okei. Parenting sucks. Ma hiljem mõistsin, et ma pean Mari käest ise vabandust paluma. Sest
sest et ma läksin ikka tõesti mega närvi ja tegelikult ka ei ole tema süü, et ma super flippisin out, nii et teil ei jääks muljet, et ma ainult olin siuke bad parent nagu selles eelnevas kaadris, siis ma lihtsalt ütlen seda nüüd teile ja teil jääb üle ainult mind uskuda. Muus osas mul on siuke tunne, et ma niimoodi stress-iirin, et ma kavatsen kõik need kartulid selle tuunikalaga nahka pista. Ma tellisin eile Astri.ee kodukalt vahvlihaldjatelt mega palju magusaid asju. Kell on praegu 19:25 ja nad lubasid tulla 5 ja 8 vahel. Nad ei ole siiani tulnud. Ja kui nad ei tule täna, siis I'm gonna kill myself. Ja see ei ole isegi nali, see on nagu that's what I'm gonna do. Sest I need it. I need the sugar. Sorry, Orgu. Ma teen, näed, tuunikala ja kartult. Uhkelt. Täiesti haige ikka. Segased lood. Lugesin siin Briti blogi. Kirjeldab mulle täpselt, või no mitte mulle, kõigile lugejatele. Kirjeldab täpselt sama asja, mida see lugeja Hispaaniast mulle kirjutas täna. Poed kinni, haiglad täis. Seega ma tõesti palun teid. Ärge käige oma lastega poes. Käige üksi poes. Kui vähegi võimalik, tehke e-tellimusi. Nagu ma ei kujuta ette, lihtsalt proovige olla nii ettevaatlikud, kui te vähegi suudate. Kogu aeg peske käsi. See ei ole mingi paranoia, see ei ole mingi üle hüsteeritsemine, see ei ole midagi sellist. See on ülemaailmne probleem ja see on meie vastutus. Me peame kõik tegutsema sellega ja tegelema selle nimel, et see ei leviks edasi. Nii et võtame seda tõsiselt, see ei võta ju tükki küljest ära, kui püsime kodus. Lihtsalt nagu, kui te peate poodi minema, see ei ole mingi ostis varusid. Muidugi ostke endale varusid, mitte et otsa saaks, vaid siis te ei pea minema enam uuesti. Kasutage, ma ei tea, kas neid desinfitseerijaid enam on. Mina omal ajal ostsin kuskilt toidupoes selle mingi eur millegagi. Mul on neid nüüd mingi paar tükki. Ja mul on see suur desinfitseerimisasi ka, et täna ma nägin poes mitmeid inimesi maskidega ja ma reaalselt mõtlesin, et ma oleks ka tahtnud, et mul oleks olnud. Inimesed ei hoidnud meetri kaugusele, ma lihtsalt jooksin sealt läbi ja hoidsin enam-vähem hinge kinni ja kahmasin oma asjad, tulin ruttu välja, tesosin oma käed ära ja ma tean, et mõni ütleb, et see on ülepingutamine ja mida iganes, aga palun vaadake, mis maailmas toimub ja mõelge ühe korra veel. Nüüd on päris pime. Nüüd on päris pime jah, nii et kutsu issi alla ja teeme popcorni. Jah? Ja siis issi tõmbab ruttu meile mingi filmiga. Okei. Et jah, see on kõik, mis mul öelda on. Palun olge mõistlikud. Ma üritan mitte freakida out enam, aga it's fucking hard. Nagu ma enne lubasin, siis ilmselt pean paela kaela panema. Kirjutasin sinna Vahvlihaldi ja Kulleri või sinna Facebooki, et huvitav, millal meie maiustused tulevad, mida ma süüa tahaks. Tuleb välja, et ma panin kohale toomise kuupäevaks 26. Kui see ei ole first world problem, siis ma ei tea, mis on, aga see teeb mind nii kurvaks. Aga noh, puhui, elan üle. Söön siis Eerik Orgu kava järgi tehtud tuunikala ja kartult ja salatit. Ja mitte ühtegi maiustust. Mis teete? Ma vaatasin seda. Every Sunday, when a someone of love has a genuine religious experience, we ignore it. Right, Grandpa? I want bananas on my waffles. I rest my case. Neid asja, mis me sööme. Mis sa süüa tahad? Siin on muggi, nii ilusad, maasikaga ja sarvik. Sarvik. Ja see on jäätised ja siin on veel see teie oma ja see on see. Ja lõppeski ära.
ühesõnaga juhtus see, et ma olin vist liiga vinguv klient ja meile toodi siiski need maiustused. Ma ütlesin neile ka, et ma tunnen ennast nagu viimane dick customer, et ma nii palju vingun selle üle, aga I just needed it so bad. Ja ma pean ütlema, et see oli parim Red Velvet Cake, mis ma elu sees söönud olen. Aga meie movie night sai nüüd läbi. Lapsed vaatavad veel natukene Mašat ja ilmselt ei lähe kunagi magama, sest et nad sõid suhkrut kell 9:30 õhtul. Aga mõnikord ikka võib, ma arvan. Nii et sellise positiivse noodiga ma lõpetan ma selle vlogi. Ja ma loodan, et järgmine saab olema rohkem positiivse alguse, lõpu ja keskkohaga ja midagi ikka veel. Nii et nii kaua ütlen ma ainult bye, bitches. Mari ütleb bye. Bye. Ja, siis ka sööda lapsed nii palju.